söödmist akendepesuga. Me oleme Meri-Litten ja meie lapsed on hetkel kuskil küla peal mängimas. Tegelikult me oleme jõudnud otsaga juba koju, aga me räägime täna Hispaaniast. Taaskord, esimene video oli meil #6, kui me korraks põikasime 2 päeva või Hispaanias. Ühe päeva. 2. Oh jah. Ühesõnaga, kui sa tahad vaadata, kuidas me juba olime Hispaanias, siis mine vaata #6. Aga taas oleme siis Hispaanias. On oktoobri algus. Ja jõudsime me siis otsaga Hispaaniasse. Ma jäin haigeks. See oli päris selles mõttes ebameeldiv, et vännis olla haige, kus on nii vähe ruumi ja õues on nii kuum ja see oli päris rõve. Ja lapsed elavad seljas. Jah. Et ei saa ühesõnaga haige olla, emana sa ei saa nii haige olla, aga siis vännis on see veel nagu eriti rõve. Seega me võtsime ühe kämpimisplatsil, läksime siis tasulisse kämpimisplatsile. Kuna ma olin 2 päeva haige, siis oli mõistlik võtta ööbimine kämpimisplatsile. Ja millal uuesti ujuma lähme? Siin on bassein, siin sai pesu pesta, vetsus normaalselt käia. Siis lausasin mängidagi see laste mänguväljaki ja veel veest, kui on lastele mäng. Ja kuna on off-season, siis maksis ainult 16 € see öö siin või. Mammi juba uue päeva. Siis polnud väga palju inimesi ja oli ka odavam. Kõvasti odavam. Ja basseini ääres oli ainsad inimesed, kuna teiste jaoks oli vesi liiga külm. Aga me ei lasknud sellest häirida. Tegelikult oli suht okei. Ja siis sealt me hakkasime siis edasi liikuma. Meil oli eesmärk siis jõuda sinna täitsa alla, käia nii-öelda kõige alumises Hispaania tipus ära. Tarifale tahtsime jõuda. Jah, me läksimegi siis Tarifale, kus me nägime Aafrikat, läbitisime talle. Me korra mõtlesime Marokosse ka minna, aga meil oleks läinud kindlustusega liiga palju jama, mis ta oleks olnud. Ja kuna meie kasko on Euroopas ainult, siis oleks pidanud tegema eraldi kasko, pluss veel tegelikult me mõtlesime minna nagu jala lihtsalt 9 päevaks. Jah, aga see oli liiga kallis. See oli ebamõistlikult kallis. Seega Maroko jäi meil täna seekord siis nagu lastamata, aga me kindlasti lähme sinna, sest Tarifal oli väga siuke Maroko hõngi, siuke mõnusaks väiksed tänavad ja butiigid ja väiksed kohvikud ja seal oli nagu siuke teistsugune vibe, kui muidu Hispaanias on. See ei olnud siuke nagu turistikas, seal oli siuke tunne, et päris inimesed on teinud päris toitu päris inimestele. Mitte siuke... See on nagu turismiala, ütleme niimoodi. Seega sellepärast oli see ülimõnus, et kui ma täna näiteks mõtleks, ma tahaks kuhugi puhkama minna Hispaaniasse, siis ma lendaks Malagasse ja sõidaks sealt näiteks Tarifale. Ma nagu läheksin iga küll puhkama niimoodi. Kui me jõudsime Tarifale, siis oli see siuke natukene šokeeriv, sest et see oli natukene must ja selline hoopis teistsugune, kui me olime 6 aega Portugalis. Portugal on palju puhtam ja linnaarhitektuur on palju sellisem kammitsetum või selline nagu puhas, ilus korras. Siis see Tarifa oli veidike nagu ehmatav, et ta oli must, seal ei olnud majad valmis, nagu see vibe oli hoopis teine. No võib-olla seda vibe'i nagu määras see, et meie esimene kokkupuude Tarifaga oli üks parkimisplats, mille oli nii-öelda omastanud üks kodutu. Kuidas teha äri, kui raha ei ole? Võta mingi suvaline maalapp randa ääres, pane üles silt parking ja hakka inimestelt raha küsima parkimise eest. Siin on mingi suvaline kodutu vend, elab siin selles punkris ja haldab seda parklat ise oma algatuslikult. Hispaanias oli üldse suht levinud see, et tasuta avalikud parklad ja siis mingisugused vennad on ennast sinna sisse nagu seadnud ja küsivad tippi selle eest, et nad seal juhatavad seda parkimist ja nii-öelda valvavad su autot. See ei ole nagu kohustuslik maksta, aga jah, see on siuke... Väga veidlik minu meelest nende inimeste poolt, et me olime siis Tarifal. Muidugi, kui me Tarifal hakkasime minema, siis me teadsime, me sinna lähme, sest me kuulsime siuke vanliferite paradis ja et siuke meant to be koht, kuhu minna. Ja kui me sinna läksime, siis me guugeldasime selle kohta, ma ei mäletagi mida, aga me lihtsalt guugeldasime kuidagi ja siis me... See Park for Night täpist tuli välja, et seal on hiljuti nagu reidid olnud,
Tarifa mingi linnaosavalitsus Facebooki lehel oli suur postitus selle kohta, kuidas mingi terve hunnik vänne said seal trahvi ja kõik on ära aetud ja et lähinädalatel tehakse veel neid reide, et nagu nad võitlevad aktiivselt selle vastu. Ja et need vänlefrid poleks, siis me olime nagu väga nördid, siis mõtlesime, et issand, mis me nüüd teeme, et kas me üldse lähme siis sinna, et kas sinna tasub minna, et me ei saa seal kuskil ööbida ja me olime nagu väga nagu kuidagi, ma ei tea, ma ei ütle, et unistuspurudens, aga lihtsalt see nagu, sul mingi plaan oli paigas ja siis järsku sul nagu mõtled, mis nüüd saab. See oli veidike selline nagu tekitas imelikku tunnet, aga me läksime ikka, me ööbisime ühes tasulises parklas lihtsalt, kui me ei julgenud tänavatele jätta, sest et me olime omadega jõudnud Hispaaniasse ja Hispaania oli üpriski ebaturvaline riik või on, tähendab, lugedes Park4Nighti kommentaare ja asju, et siis me nagu ei julgenud seal kuhugi tänavatele päris jätta ja pluss see politsei case ka siis veel, et me ei tahtnud riskida sellega, et meid öösel üles aetakse ja sealt tites seal kõik karjuvad ja nagu jah. See on huvitav jah, et kohe kui üle Hispaania piiri sõidad, siis kuidagi nagu ajus käib mingi klikk ja sa ei tunne ennast nagu turvaliselt enam. Et seal on igal pool on ükskõik kus lähed, majad esimesed korrused on igal pool trellitatud, isegi kui mingi põllu peal on üks maja näiteks, jah. Et see näitab, et nad ise ka nagu ei tunne ennast väga turvaliselt seal. Ja meil ka nagu auto jätmi igale poole parklates, see oli alati siuke hästi nagu iga kord, kui tuled tagasi, siis viimased 100 meetrit on siuke, et okei, kes auto on alles, kes aknad on terved ja siis on siuke läks õnneks see kord. Aga okei, liigume siis Tarifalt edasi. Siin Gibraltaril elavad ahvid. Liikusime siis edasi Gibraltarile, kus päike jälle siras. Ja üldse Gibraltariga oli siis ka see teema, et me tegelikult ei teadnudki, et see eraldi nagu omaette mingi riik või üksus on. Et ma mõtlesin, see on lihtsalt mingi Gibraltari väin poolsaar on seal midagi. Ei no Gibraltari väina ikka tead, aga ma mõtlesin, et see on lihtsalt selle poolsaare järgi või kuidagi, aga ma ei teadnud üldse, et see on nagu eraldi riik täiesti. See oli huvitav avastus. Jaa, et me jätsime auto siis Hispaania poolele ja läksime jala üle. Piirikontroll on seal suhteliselt mõttetu, lihtsalt vaadatakse ID-kaarti ja lähed kõnnid läbi sealt. Me tagasi tulime, siis oli mingi streik, seal muidugi olid autod kinni pandud, seega oli hea, et me ei läinud auto üle. Me ei teagi, kuidas auto üle minek üldse on, tegelikult on ka. Kuidagi võiks ikka saada. Inimesed jätke auto Hispaania poole palju lihtsam. Ja me läksime sinna vaatamise ahve, seal elavad siis suured ahvid, mitte suured, ma ei tea, mis liik see on. Aga no ikkagi suured, nad ei ole mind pisikesed. Aga minu teadaolevalt on nad ainukesed ahvid, kes Euroopas elavad. Päris kindel ei ole selles faktis. Ja väga äge oli seal näha neid looduslikult. No Gibraltar on siuke üks küngas põhimõtteliselt ja seda ümbritsev linn. Et siin üles saab sõita. Ja ta kuulub Inglismaale, see on oluline fakt. Siin üles saab sõita kondliga, mida meie muidugi ei teinud, sest et meile meeldib liikuda, eks me kõndisime sinna üles mäkke ja pärast alla tagasi, mis oli päris hea matk tegelikult, jalad olid lõpuks päris esinud. No tavaline oli ka niimoodi, jalakäija pilet oli mingi 7 euri või, et see sõltus nagu, kas sa vaatad ka mingid muuseumi asju seal veel, aga me valisime selle jalutama, seal nägi ka mingid lisa mingid asju nägi. Aga meie eesmärk oli neid ahve näha siiski ja seda loodust natukene või seda ronida sinna tippu, ütleme niimoodi. Ja siis nägi mingi beebiahvi ja meid hoiati, et nad võivad olla ohtlikud, seal iga palju sildid ka, selles nad võivad mingi pähe hüpata ja kottidest asju ära varastada ja siukest asju, aga õnneks seda ei juhtunud. Või me ei näinud ka ühtegi sellist intsidenti. Mis on? Ja teine teema on see, et igal pool on sildid, et toita ei või neid, aga kohe kui me nagu ahvide alasse jõudsime, mis oli seal mingi turismigrupp vene giidiga, kes siis lahkelt seal jagas õunu ja kipsiseid ahvidele, et lõbustas turiste. Seda on ka nagu natuke veider vaadata, et giidid võiksid olla just need, kes nagu eeskuju näitavad. Ja see oli siis päris korralt, ma mäletan 12 kilomeetrit oli kokku meil tobaga. Et see oli ikka päris asitav. Päris palju. Et see oli nagu, sest see mäkke ronimine oli selline korralik tõus. Aga see oli seda väärt, aga oli. Ja siis me liikusimegi turismipiirkonda.
Malaga, Fuengirola ja Marbella, kus siis ma ei tea, enamik eestlasi inimesed käib. No meil oli plaan autot hooldada natuke Marbellas ja siis me võtsime aja maha seal, plaanisime seal veidi pikemalt olla. Sellest sai lõpuks nädal aega ilmselt. Meil on väga huvitav pühapäeva hommikund, kell on 10, aga kui oled arvanud siia need hispaanlased või ma ei tea, venelased on temperamentsed, siis ei, sakslased temperamentsed. Nimelt õues toimus siuke action, et ise ka ei tea. Lõugasid, karjusid, pritsisid ja viskasid neid veetünne tegid katki, püskas noaga ringi. Aga noh, safe tunne, me teeme siin pannkooke. Aga meie täna... Aga jube igav hakkas, sest tegelikult seal ei ole väga mitte midagi teha. No meil lihtsalt, kuna me olime piisavalt rannas juba käinud rannas, me niisama malutada ei viitsinud, kuigi me pidime seda seal lõppkokkuvõttes tegema. Ja linnaturismi ei ole ka meile, seega nagu meil sellepärast hakkas igav. Plus me ei saanud nagu kuhugi seal lähedasse kohtades otseselt liikuda ka, sest et meil oli vaja autoremonti, see oli ka siukene, et autoremondiga, et me ei teadnud, mis päeval me saame oma jupi kätte ja mis päeval me autos remonti läheb, seega me ei julgenud saada kuskilt ära minnes, me ootasime iga hetk tulevad kõnet. Jätsime oma auto siia remonti nüüd. Lähme teeme aega parajaks ja loodetavasti kui tagasi tuleme, siis on auto terve. Saab see korda. Aga ja siin Hispaanias ei tea kunagi midagi. Ütles, et mingi 3 tundi läheb, maksimum 4. Aga et jätta auto tunniks siia, siis saab korda. Vaatame, mis 3 tundi hiljem. Meie auto on siin. Endiselt ühte ratast all ei ole. Ütlevad, et 1,5 tundi on veel aega vaja, et saada korda. Et nii roostes oli, et ei saanud lahti ja nüüd on vaja natuke veel tööd teha. Aga kui me tulime, siis auto lihtsalt vedeles. Tipp oli kõrval baaris. Kui me tulime, ütles ja minge, et ma kohe tulen. Ja praegu ei ole ka näha, et seal mingit tööd käiks, nii et siuke Hispaania rahulik töötempo. Kuidas sa kommenteerid? Põhjamaa inimesel ei sobi see Hispaania rahulik tempo. Pole veel korraski. Me oleme harjunud, et tamp on peal, antakse töö kätte, teed ära, no mis ikka mujutad siin. Nii et tuleme tunni või midagi ja pärast tagasi vaatame, kas on õnnestunud. No pluss on see täna reedes ja nad peavad see täna ära tegema, nagu nad ei saa, nad teeksid seda kohe ära, nad saaksid ise varem nädalavahetusega, ma ei tea. Jah, no tegelikult nad panevad 6 kinni, aga ta ütles, et tule 6:30 tagasi, nii et loodame, et uksed kinni ei ole selleks ajaks. Me vahetasime siis rattalaagri ära, mis me olime ka just Eestis vahetanud teisel rattal ära, et siis me teadsime ka palju see asi Eestis maksis ja kui kaua see tööaega tegelikult võttis, et sellepärast see Hispaanias maksime rohkem ja läks kauem aega, nii et on nagu hea, on nagu kasu, ma ei oska, on nagu hea investeering. Tuli ära vahetada, aga selles mõttes kui autoga reisida, siis ma nagu juba olen alateadlikult arvestanud, et need remondid on kallimad kui Eestis ja tüütumad. Aga selles mõttes oli väga tore seal, ma ei tea, turismipiirkonnas olla, sellepärast, et me kohtusime seal väga palju eestlasi. Esmalt me tutvusime ühe hästi toreda Eesti perekonnaga, tervitame siit Eliste Siimu ja nende lapsi. Et ma võib-olla oskaks tänada Instagrami üldse põhjal, sest nad ise kirjutasid meile, et võiks kokku saada ja tutvuda. Ja see oli väga äge, sest me polnud 2 kuud saanud inimestega suhelda või siis ütleme, et eestlastega suhelda, ikka vanliferitega tee peal suhtled, aga mul tekkis küll nagu kohutav suhtlemise vaheldus, ma tundsin puudust, et ma saaksin rääkida eestlasega, jagada ühiseid mingeid, ma ei tea, kas sa teed ilma üle nalja juba tunned ennast koduselt, eks ole. Aga äge oli see, et kuna nad lähevad jaanuarist bussi elama, siis oli nagu palju ühiseid teemasid. Ja neil on ka lapsed, seega oli ka palju ühiseid teemasid, aga oli väga nagu tore, ülitore oli peale 2 kuud lõpuks rääkida eestlastega ja niimoodi, et me chillisime nendega päris mitu päeva ja vaatasime seda Fuengirola linnast, peatusid siis nemad seda linna. Ja siis ka meie enda sõbrad Anneli ja Gregor tulid sinna just juhuslikult sellel ajal puhkusreisile, saime ka nendega kokku. Oli tore kuulda, mis vahepeal sõbrad teinud on ja jälle suhelda inimestega. Ja nad tõid ka leiba meile. Ja siis sa said aru, et vau, sa igatsed küll tõesti nii palju saia nime ümber kogu aeg.
me tegime mingi munaleiva ja see oli küll mingi vau, kui hea asi. Kuna meie auto paranduse saaga pole ikka edasi liikunud, siis me ootame oma autojuppi. Oleme juba mitmes põlend metsas käinud. Ja me tulime täna siis La Conchale matkama. Me arvasime, et siin tuleb ülikuum ja varusime endale korralikult vett, aga tuleb tõdeda, et siin on päris jahe. Me võtsime lausa süüagi, et on energiat magusad, et oleks vaja energiat rohkem. Tegelikult päris kindlad hetkel veel ikkagi ei ole meil La Concha peal olemas, sest et sillid on natuke puudulikud. Ja nagu näha, on meil ka matkakepid. Meist on saanud juba tõelised matkalised. Miks ole, Franjo? See oli nagu tore matk, aga ilma siltideta või noh, et seal ei ole nagu seda, et mine nüüd siit läheb see nool ja värgid särgid. Et see oli natukene nagu halb, sellepärast, et sa ei teadnud kogu aeg, kas sa nüüd lähed sinna tipu poole või äkki ma olen juba eksinud või nagu... Ja see alguse koht oli ka veits nagu siuke kahtlane, et ei saanud aru, et kas sa nüüd oled siin matkare algus või ei ole. Sest et ma arvan, et muidu La Concha siis väga paljud on seda kindlasti kuulnud. Isegi ma olen seda kuulnud, aga nagu, või noh, nagu kuskilt ikka näinud ja niimoodi, aga see silte nagu pole. Mamma La Concha tipus oleme meie. Kas oli raske või? Mida? Kas oli raske või? Ja jalutades oli nii raske. Et ma... Ok! Kas ma jättan kommenteeri? Mõnus. Hea vaheldus rannale. Noh, kuhugi tippu me igatahes jõudsime. Ja see oli ilus, vaade oli mõnus ja ma ei tea, mulle väga meeldivad mägised matkad. Vahepeal läks ekstreemses ka, ütleme niimoodi, et siuke, et oledki kettidest jälle kinni ja matkad seal. Muidugi Noahiga oli nagu keerulisem kui Norras. Me polnudki vist vahepeal lennised matka või? Mägist matka vist ei olnudki. Suht lühikesed olid. Ja, et tõesti Noahiga on nagu läinud keerulisemaks, et Norras ta oli rohkem nõus olema kõhukotis, pluss ilmselt seal on nii palav ja siis ta nagu, ta ei taha enam väga kõhukotis olla, tahab ise ringi liikuda, seega oli tema nagu tassimist oli rohkem. Peale seda sõitsime Catcave'i, mis on siuke koobast, kus tuleb välja väike ojake ja siis seal koopa ees on siuke tiik. Mis on helesinine laguun. Serveeri need ikka nagu eksootiliselt. Aga kus on hästi külm vesi tõesti. Seal me siis, aga me nägime seal ka kollast puud, mis tuletas meile meelde, et sügis on. Mis oli, minul oli väga suur sügise igatsust. Mulle väga meeldib sügis ja siis oli tegelikult nagu siuke mõnus kodune tunne. Läksime flamingosid otsima. Enne seda käisime rondas veel. Mingid silda pildistamas. No, me olime niikuinii seal nagu sealt ei vaatasime, lihtsalt käisime seal läbi ja vaatasime selle üle. Seal oli huvitav näha jälle influencerit tööhoos, kes oli hullult palava ilmaga roninud mingisuguse mäe või künka otsa. No see oli kõrv väike enne. Kruusase mäe otsa kontsakingadega, musta pükskostüümiga. Tundus, et tal on suht ebameeldiv olla seal palav. Aga tal oli assistent, kes mõõtis valgust, tal oli fotograaf kaasas. Ja... Ütleme nii, et nagu me teemegi pilti niimoodi, et nagu joome kohale, tšuks pilt, lähme edasi või siis nagu jääme seda ümbrust seal vaatama, et me ei keskendu piltide tegemisele nagu niimoodi, et me nüüd otsime seda nurka ja hullult ja siis sa vaatad need influencerid, noh tõesti ilusad pildid on küll Instagramid neil, aga kurat, kui palju vaevu nad sellega peavad nägema, et see on nagu minu meelest nii... Ma ei tea, meil sellist aega ei ole, selles mõttes, et kui te vaatate meie pilte, siis tõesti meil seal väga nagu vaeva, noh tegelikult niimoodi üldse ei näe. Teeme suht käigu peal, väga paljud pildid on mul tehtud ka niimoodi, et ma filmin samal ajal, siis ma vajutan seda telefoni nuppu, et teeks ka pildi. Sest et no ma lihtsalt ei näe nagu pointi selles, et näha nii palju vaeva või panna aega sihukese asja peale. Ja meie pildid on tehtud kõik ka tegelikult telefoniga. Me võtsime kaameraga kaasa, aga siin seda välja otsida. Aga liigume edasi sinna flamingosid läksime otsima. Kui me Hispaaniasse jõudsime, siis me sõitsime tegelikult mööda väga lähedalt flamingodest. Ja sealt ma vaatasin, et flamingod, et ma isegi ei arvanud, et Hispaanias flamingosid võiks olla. Siis ma googlesin, et kus saaks nagu minna neid vaatlema või nagu lähedalt loodusest näha, sest mind huvitab loodus. Ja siis leidsin ühe linna, mis ongi keskendunud täiesti flamingo turismile tegelikult. See oli ju seal turismikeskus, see koht, kus me peatusime, see lihtsalt oli kinni.
hooaeg oli läbi, aga flamingod olid väga kaugel ja neid me väga hästi ei näinud, sest seal on aiaga piiritletud ja võsa on veel vahel ja siis nad on kuskil seal vees. ei, me nägime aga kaugelt. Kaugelt, jah. See ei on nagu, see ei tekitanud mingit vau, nii äge tunne. Ja siis me liikusime edasi. Ei lõidki tagasi. Me läksime edasi Granadasse. Taberna kõrb oli enne. Ei taha seda.